Täpsus on tänapäevases sõjapidamises üsna oluline. Me teame, eks, pole mingi suur avastus. Aga tundub, et Venemaa pole kunagi aru saanud, et pommide ehitamine, mis tegelikult suudavad sihtmärke tabada, on hea asi. Vähemalt sellise mulje jätavad hiljutised juhtumid, mis näitavad, et Venemaa liukpommid ei liigu sinna, kuhu vaja. Need pommid on täpsed Vene vägede tabamisel. Midagi pommitab Venemaad ja see ei ole Ukraina. Ükskõik kui palju Venemaaga ei pingutaks, ei suuda ta kuidagi lõpetada iseenda pommitamist. Ühendkuningriigi kaitseministeerium ehk MOD on avalikustanud, et Venemaa intensiivsel liukpommitamiskampaanial Ukraina vastu on mitmeid suuri puudusi. Nendest rünnakutest tulenevad omatulejuhtumite määrad näitavad, et terve rida probleeme, sealhulgas kehvad protseduurid, viivad selleni, et Venemaa pommitab ennast liiga sageli. Oma tavapäraselt vaoshoitud moel, ütles MOD. Need juhtumid näitavad jätkuvaid vigu Venemaa suutlikkuses edukalt kasutada oma laskemoona ettenähtud sihtmärkide vastu. Teisisõnu, Venemaa, miks sa iseennast kogu aeg tabad? Kremlil pole sellele vastuseid ja numbrid näitavad, et see on probleem, mis on Venemaad mõjutanud alates sellest ajast, kui nad tõid liukpommid sõtta. Kaitseministeerium analüüsis avatud allikate luuregruppide nagu Astra avaldatud kaadreid ja avastas, et Venemaa on 2026 aastal seni iseenda ja enda poolt okupeeritud Ukraina territooriumi pihta visanud 25 liukpommi. See tähendab, et umbes 5 massiivset pommi kuus langeb Vene sõdurite ja tsiviilisikute peale omade tule tõttu. Ning Ukraina ei pea selleks sõrmegi liigutama. Need on Vene piloodid, kes tõusevad taevasse, sihivad ja tabavad siis omaenda inimesi otse näkku. Ainus helge hetke nende numbrite juures on see, et Venemaa näib muutuvat veidi paremaks iseenda tabamises. 2025 aastal registreeriti 143 juhtumit, kus Venemaa tabas end omaenda liukpommidega, mis teeb keskmiselt 11,9 juhtumit kuus. 2024 aasta oli veel hullem. Venemaa suutis end oma liukpommidega tabada keskmiselt 13,75 korda kuus, mis teeb aastas kokku 165 juhtumit. Nii et tubli töö ilmselt. Ainult 25 korda iseenda pihta pomme lasta on parim, mida suudad, Venemaa. Kuigi Kreml võib tähistada seda, et saab 2 asemel ainult 1 sinika, ei ole tavalised venelased, kes tunnevad oma riigi relvade jõudu, sugugi nii rõõmsad. 25 omatule juhtumit on ikka 25 liiga palju, nagu ütleks Toobova küla elanik Venemaa Belgorodi oblastis, kes sai 16 mail tabamuse liukpommilt Putinile ja tema kaaslastele. Vähemalt oleksid nad seda Putinile öelnud. Nüüd nad ei saa, sest hirmuäratavalt võimas liukpomm, mis tabas nende kodu, võttis ka nende elu. Me kujutame ette, et Venemaa rahvas on selleks hetkeks üsna frustreeritud. Lõppude lõpuks on Venemaa iseenda pommitamine olnud probleem juba liiga kaua. Tšuba. 2023 aasta aprillis teatas Business Insider juhtumist, kus Vene hävituslennuk pommitas kogemata omaenda territooriumi. Ka see juhtum leidis aset Belgorodis ning see on huvitav, sest see juhtus enne, kui Venemaa tõi liukpommid sõtta. Vene kaitseministeerium kirjeldas juhtunud kui lennundusammunitsiooni ebanormaalset langemist, mis on huvitav viis öelda, et Su-34 piloot ründas kogemata oma enda rahvast. See piloot võis olla üks esimestest, kuid ta polnud kaugeltki viimane. Umbes aasta hiljem oli Venemaa sellega taas ametis. Seekord olid kasutusel liukpommid, kuna Venemaa korraldas ühe oma õudsetest õhurünnakutest Ukraina linna Harkivi vastu. Rünnak ei läinud plaanipäraselt. Vene piloot lasi oma laskemoona kogemata alla. Vaatame siit oma märkmeid. Belgorodi. Tõesti, Venemaa, mida see üks piiriga linn küll tegi, et vääris nii paljude teie enda pommide all kannatamist. Kas Ukraina ei teinud piisavalt, et Belgorodi tabada, nii et teie piloodid tundsid, et peavad ise ka kaasa lööma? Kui sarkasm kõrvale jätta, näitavad need juhtumid meile, et Venemaal on alati olnud väike probleem oma õhuväerelvade täpsusega. Ning see probleem on ainult hullemaks läinud pärast seda, kui riik tõi lahingusse liukpommid. 2024 aasta juulis ilmunud artiklis, mis uuris, mis maa peal toimub, avastas ajaleht Washington Post, et osa Venemaa ebaõnnestunud liukpomme leidsid üles tsiviilisikud ning paljudel juhtudel ei teadnud Venemaa kaitseministeerium isegi seda, millal need eksinud pommid olid välja lastud. Need, mis ei plahvatanud raevukate tulekeradena, tappes Vene inimesi, jäid sageli päevadeks sinna, kuhu nad olid maandunud, enne kui need avastati. See ongi tipptasemel Vene sõjaline tõhusus. See, et sa ei tea, et tulistad pomme iseenda pihta ja siis ei tee midagi, kui need pommid on juba maandunud, kõlab üsna tüüpiliselt Venemaa kohta tema Ukraina kampaanias. Sama väljaanne paljastab, et kohalikud võimud, kes tegelevad nende liukpommide äpardustega, on selle probleemi lahendamisel läbi teinud huvitava arengu. Kui esimesed omatule juhtumid aset leidsid, olid need võimud üldiselt üsna avatud selle suhtes, mis oli juhtunud.
vähemalt olid need nii avatud, kui Venemaa seda olla saab, nagu nägime ka varem lennumoona ebanormaalse laskumise avalduse puhul. Aga kuskil 2024 aasta keskpaigas lõpetasid võimud laskemoonast rääkimise ja hakkasid selle asemel olema võimalikult ebamäärased. Nad ütlesid ainult midagi sellist, nagu toimus plahvatus. Tõenäoliselt sellepärast, et oli juba natuke piinlik pidevalt öelda, et Vene piloodid olid visanud pomme omaenda territooriumile. Pea meeles, et 2024 aastal juhtus seda 165 korda. See hakkaks ilmselt tunduma nagu katkine plaat, kui Venemaal tuleks iga kord seletada, miks asjad plahvatavad. Aga tuleme tagasi Kaitseministeeriumi järelduste juurde. Viimase 3 aasta jooksul on Venemaa suutnud end vähemalt 330 korda ise pommitada. See on üsna tõsine probleem ja see viib ilmselge küsimuseni, mis ometi toimub. On paar põhjust, miks Venemaa end pidevalt ise näkku lööb, milleni jõuame mõne minuti pärast. Aga üks suuremaid probleeme, mis Venemaal liukpommidega on, seisneb selles, et neid ei loodud algselt üldse täppisrelvadeks. See sai selgeks juba relvade esialgsetest analüüsidest, kui need 2024 aasta alguses esmakordselt ilmusid. Tol ajal esitas BBC põhiandmed. Liukpomme valmistati, muutes vanad nõukogudeaegsed juhitamatud pommid keskmise tegevusraadiusega laskemoonaks, kasutades selleks liukkomplekte. See oli tegelikult üks väheseid väga nutikaid ideid, mis Venemaal pärast Putini sissetungi algust oli. Nendel komplektidel on spetsiaalsed tiivad, mis avanevad, kui külge kinnitatud pomm alla lastakse, võimaldades pommil liuelda mitukümmend kilomeetrit sihtmärgi suunas. Liukpommid võimaldasid Venemaal tulistada laskemoona vahetult Ukraina õhutõrje ulatusest väljaspoolt. Siiski oli neil puuduseks ebatäpsus. Venemaa loodud liukkomplektide varaseimad versioonid kasutasid lihtsaid satelliitnavigatsioonikomplekte, et aidata neil kursil püsida. See tagas üldiselt selle, et sihtmärki tabati umbkaudu, kuid sellest ei piisanud, et anda nendele pommidele sellist täpsust, mis võimaldaks Venemaal usaldusväärselt hävitada konkreetseid taristuelemente või sõjalisi objekte. Kuid Venemaa suutis sellest puudusest üle saada, kompenseerides oma uute relvade ebatäpsust lihtsalt suure hulga relvade kasutamisega. Selle asemel, et kasutada ühte pommi ühe sihtmärgi ründamiseks, hakkas Venemaa iga kuu alla viskama sadu ja lõpuks tuhandeid liukpomme. Näiteks oli Venemaa 2024 aasta jaanuarist kuni aprilli alguseni välja lasknud umbes 3500 sellist tüüpi pommi. Sellest ajast alates on maht ainult kasvanud. 2026 aasta märtsis lasi Venemaa Ukraina pihta välja 7987 liukpommi, teatab Kiev Independent. See on uus kuurekord ja ületab eelmise, veebruaris püstitatud rekordi rohkem kui 1500 võrra. Nii et numbrid räägivad vaid osa loost. Venemaa liukpommid on nõukogudeaegsed relvad, millele on lisatud kaasaegsed liukkomplektid. See kombinatsioon ei saa kunagi olema täiuslik. Ja kui sa heidad iga kuu tuhandeid liukpomme, on loogiline, et mõnel neist pommidest kasutatud komplektidest esineb tootmisvigu, mis viivad need kursilt kõrvale. Satelliitnavigatsiooni kasutamine võib samuti probleeme tekitada. Kui Ukraina kasutab elektroonilist sõjapidamist, et segada või muul viisil häirida liukpommi signaale, on alati võimalus, et pomm võib langeda soovimatule sihtmärgile. Võib-olla see seletab, miks Belgorod on nii palju kannatada saanud. Kuna tegemist on piirialaga, on see tõenäoliselt otse elektroonilise sõjapidamise vastumeetmete tulejoonel ning samas ka ideaalne koht liukpommide väljalaskmiseks. See on üsna ohtlik kombinatsioon, mis on juba viinud selleni, et Vene pommid on langenud omaenda rahva pähe. Aga siin on veel midagi enamat mängus. Kaitseministeerium toob konkreetselt välja 2 probleemi, mis muudavad Venemaa liukpommide strateegia vastuvõetava riskitasemega olukorrast potentsiaalselt katastroofiliseks Venemaa jaoks. Need probleemid võivad muuta kõike. Aga enne kui me nendesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Sellest, mida näete, on palju rohkemgi tulemas, nii et ärge unustage kanalit tellida, kui leiate siit väärtust. Esimene probleem, nagu Kaitseministeerium MOD seda määratleb, on lihtne. Kohutav väljaõpe. Tegelikult peaks liukpomm olema kogenud piloodi jaoks üsna lihtne välja lasta. Sa tõstad oma hävitaja õhku, suunad selle õiges suunas ja tulistad. Ülejäänu peaks pomm ise ära tegema. Kuid tundub, et Venemaa piloodid ei saa isegi sellega enam hakkama. Briti luureraport ütleb, et juhtumid leiavad tõenäoliselt aset lennukite ebapiisavate relvastamisprotseduuride tõttu enne õhkutõusu ning meeskondade kehva tegutsemise tõttu missioonide ajal. Teisisõnu, liukpomme ei paigaldata hävitajatele tugimeeskondade poolt korralikult ning isegi kui need on paigaldatud, mängivad piloodid omamoodi Vene ruletti. Sa ei tea kunagi päris täpselt, kas kokpitti sisenev inimene on nii halvasti välja õpetatud, et ta ei suuda toime tulla isegi ülesandega, mis peaks olema iga endast lugupidava piloodi jaoks lihtne. Kõik, kes on Putini Ukraina sissetungi järel Venemaa väljaõppemeetodeid jälginud, ei imesta sugugi, et kehv väljaõppe on üks liukpommide omatule juhtumite peamisi põhjuseid.
juba. 2022 aasta septembris tuli ilmsiks, et Venemaa lühendas uute sõdurite väljaõppekursusi, püüdes lahendada tööjõuprobleeme, mis olid tekkinud seoses väidetava erioperatsiooni kestmisega palju kauem, kui Putin oli oodanud. Mõni aasta hiljem on see lohakas suhtumine väljaõppesse ainult hullemaks läinud. Venemaa on liikunud sellest, et püüti liiga lühikese aja jooksul võimalikult palju õpetada. Sinnamaani, et nüüd ei pakuta peaaegu üldse väljaõpet, sest teatakse, et enamik Ukrainasse saadetavaid sõdureid muutub lihtsalt kahurilihaks. Veebruaris avaldatud United24 meediaraportis selgus, et Vene värvatud veedavad nüüd enne rindele saatmist väljaõppel vaid 5–10 päeva. Siin on teatud muster. Enne 2013 aastat koolitas Venemaa sõdureid 5 või 6 kuud enne, kui nad armeesse astusid. See väljaõppeperiood lühendati. 2013 aastal 3 kuule, aasta enne Putini agressioonikampaania algust Ukraina vastu. Täna peaksid Vene ajateenijad saama 4 kuud väljaõpet ja lepingulised sõdurid peaksid saama 192 tundi. Kumbki neist ei saa seda, mida Venemaa väidab. Võib arvata, et väljaõppe probleemid, mis mõjutavad tavaväelasi maapinnal, ei puuduta piloote. Need on inimesed, kes peavad juhtima väga keerulisi masinaid. Kindlasti võtab Venemaa nende väljaõppeks aega. Nii peakski olema. Aga pea meeles, et Ukraina rahandusministeeriumi andmetel on Venemaa sõja algusest kaotanud 436 lennukit ja 353 kopterit. See on palju kogenud lendureid, kes on põrmuks saanud, ja sellel on selge mõju sellele, millist väljaõpet Venemaa oma pilootidele pakkuda suudab. Kuningliku Ühendatud Teenistuste Instituudi uuringu kohaselt kaotas Venemaa nii palju oma piloote, eelkõige kehvade väljaõppepraktikate ja vananenud varustuse sunnitud kasutamise tõttu. Peaaegu ükski Venemaa pilootidest pole saanud väljaõpet maavägedele lähituletoetuse pakkumiseks näiteks. Kui nii paljud piloodid on hukkunud ja on ilmne vajadus rohkem piloote õhku saada, pole üllatav, et Venemaa teeb pilootide väljaõppes järeleandmisi. Venemaa tegi seda juba enne Ukrainat. Nüüd ei tunne paljud Venemaa piloodid oma lennukeid piisavalt hästi, et visata liukpomme ilma omaenda territooriumi tabamata. See probleem ei lähe paremaks muide. 28. mai raportis märkis Defense24, et Venemaa õhujõud on vaid vari sellest, mis need olid nõukogude ajal. Pilootide väiksem nõudlus enne Ukraina sõda ja konsolideerimiskampaania on viinud selleni, et Venemaal on vähem lennunduskoolisid kui enne Berliini müüri langemist. Training-lennukid on vanad ning enamik pilootidest võib parimal juhul loota vanematele SU ja MiG mudelitele. Ja isegi kui Venemaa püüab 2026 aastal avada 3 uut pilootide kooli, ei tule see kõik piisavalt kiiresti, et saavutada vajalikke edusamme. Kehv väljaõpe tähendab, et rohkem liukpomme langeb Venemaa territooriumile. Tõenäoliselt Belgorod. Belgorod. Koolituse probleem on Venemaa jaoks juba iseenesest halb, kuid selle probleemi taga peitub veel üks, võib-olla isegi suurem mure. Lubame Briti luurel selgitada. Nende juhtumite sagedus viitab tõenäoliselt sellele, et nii Vene õhu kui ka maajõudude personali seas valitseb teatav väsimus ning puudub piisav väljaõppe. Läheme sammu edasi ja väidame, et probleem pole ainult Vene õhujõudude personali väsimus. Hiiglaslik koormus, mida kannavad vananevad lennukid, mis on määratud liukpommide heitmiseks, võib samuti kaasa aidata sellele, et sõbratule juhtumeid on nii palju. Ühendkuningriigi luureavaldusel on igati loogiline. Venemaa piloodid ja nende meeskonnad viivad iga päev läbi üle 200 lennu Ukraina vastu, heites selle käigus 180–250 liukpommi. On loogiline, et väsimus hakkab muutuma teguriks. Päevast päeva käib sama rutiin. Piloodid tõusevad õhku, tulistavad ja maanduvad. Meeskonnad töötavad ööpäeva ringselt, et tagada pilootide lennukite suutlikkus teha neid 3 asja. On loogiline, et ületöötanud ja kurnatud personal hakkab vigu tegema. Venelased surevad nende vigade tagajärjel. Ja selle põhjuseks pole mitte Ukraina tegevus, vaid hoopis Putini ebarealistlikud nõudmised. Aga väsimus mõjutab ka lennukeid endid. Venemaa kasutab oma liukpommi kampaanias peamiselt hävituslennukeid nagu Su-34. Need hävitajad ei ole purunematud. Neil on kindel kasutusiga, mis Suhhoi lennukite puhul on tavaliselt umbes 6000 tundi. Putini poolt nõutud lõputud lennuülesanded tähendavad, et Venemaa lennukid jõuavad kiiresti oma eluea lõpuni. Me näeme juba tõendeid selle kohta, et see ongi nii. 2025 aasta jaanuari raportis teatas Defense Express, et 550 Venemaa sõjaväes aktiivses teenistuses olevast 1200 lennukist on jõudmas oma teenistusaja lõpule. Vene tuutmine ei suuda kaugeltki selle kaoga sammu pidada. Seega lennukeid, mis tegelikult enam ei tohiks õhus olla, surutakse viimase piirini, et neist enne mahakandmist veel viimane rünnakupotentsiaal välja pigistada. Liigume umbes aasta edasi, 2026 aasta veebruarisse ja Venemaa Lipetski lennubaasist ilmuvad välja mõned huvitavad fotod.
selles baasis tekib terve lennukite surnuaed. Aerospace Global Newsi andmetel on selles surnuaias 56 MiG-29, 25 MiG-31, 2 Su-24, 3 Su-25 ja 7 Su-27 lennukit. Sama väljaanne teatab, et vähemalt 23 muud lennukit on viidud Lõpetški hoiurajale ajavahemikus juuni 2022 kuni juuni 2025, mis viitab sellele, et veelgi rohkem lennukeid ootab mahakandmist. See näitab meile, et Venemaal hakkavad nõukogude ajast pärit lennukikered otsa saama. See tähendab, et uued hävitajad nagu Su-34 peavad tegema veelgi rohkem väljalende, mis omakorda tähendab, et nende eluiga saab palju kiiremini otsa, kuna Putini nõudlus veelgi suurema hulga liukpommide järele kasvab. Kui nüüd ühendada oma elutsükli lõpus olevad lennukid väsinud meeskondade ja pilootidega, siis mis me saame? Topeltannus väsimust, millel on plahvatuslikud tagajärjed palju sagedamini, kui Venemaa tahaks tunnistada. Nii et tegelik lugu siin pole see, et Venemaal oleks täppisrelvadega probleem. See probleem on olemas. Venemaa ei suuda paljusid oma kõige moodsamaid relvi ehitada ilma lääne masinate ja komponentideta, mis on üks põhjusi, miks ta on üldse nii sõltuv liukpommidest. Aga tegelik lugu siin on hoopis läbikukkumine Vene õhujõududes. Piloodid ei saa vajalikku väljaõpet, mida süvendab veelgi see, et Venemaa kogenud lendurid hukkusid sõja algusperioodil. Need kogenematud piloodid ja nende meeskonnad kurnavad end pidevate väljalendudega lennukitel, mis on kas oma kasutusea lõpus või sellele väga lähedal. Ole üllatab, et Venemaa iseennast tabab, kui kõike seda arvesse võtta. Ausalt öeldes on veelgi üllatavam see, et omatule juhtumeid ei juhtu sagedamini. Siiski jääb liukpommi strateegia alles ja selle tulemusena sureb rohkem venelasi. Mis see Putinile korda läheb? Ta on juba saatnud peaaegu 1,37 miljonit Venemaa sõdurit tapatalgutele Ukrainasse. Vene linnadesse lendavad liukpommid ei lähe talle kaugeltki nii palju korda kui tsiviilisikutele, keda tapab nende enda sõjavägi. Ukraina võib lihtsalt kõrvalt vaadata, kuidas Venemaa iseennast tabab. Mitte, et Ukrainal oleks vaja abi Vene okupantide tapmisel. Kui Putini piloodid purustavad venelasi nende enda pommidega, näitab Ukraina, mida täpsus tegelikult tähendab. Butša demukad said valusalt teada, et kui Ukraina leiab sihtmärgi, siis ta tabab seda sihtmärki. 10 timukad on surnud või vigastatud ja see kõik on ühe kogu sõja muljetavaldavaima droonirünnaku tulemus. Kui soovid rohkem teada saada, vaata meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli The Military Show, et näha rohkem lugusid sellest, kuidas Venemaa saamatus läheb Putinile maksma sõja, mille ta ise alustas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!